See siin on värskendatud Toyota GR Yaris ehk homologeeritud ralliauto tänavatele. Et piirata WRCs one-of-a-kind rallirakettide kasutamist, peab värskeimate regulatsioonide alusel nimetatud seerias masina kasutamiseks tootma liikurist esialgu 25 000 tänava legaalset versiooni. Selle tulemusel kasutavad enamus tootjad ralliauto põhjana oma laialt levinud luukpärasid ega loo maailmameistrivõistlustel osalemiseks eraldi masinaid. 2020. aastaks otsustas Toyota aga väljakutse vastu võtta ning nüüd enam kui 40 000 müüdud ühikut ja 3 rallitiitlit hiljem Toyota selle GR Yarise valmistamise otsust kindlasti ei kahetse. Käesoleva värskenduse puhul pole Toyota piirdunud aga vaid tulede ja põrkeraudade disaini muutmisega, vaid märgatavalt on muutunud ka tehniline pool. Rohkem jõudu, uus automaatkast, tuunitud nelikvedu ning üleüldiselt parendatud ergonoomika. Väliselt näeb GR Yaris jätkuvalt väga vinge ja rallilik kuumpära välja, olles tavajaarisest pikem ja laiem, ent madalam ning loomulikult 3-ukseline. Kere all on kusjuures ninaosa loodud Yarise, ent tagaosa hoopis Corolla põhjal ning tavamudeliga jagab ralliversioon vaid küljepeegleid, esitulesid ja antenni. Kapoti alla saab GR Yaris autotööstuse kõige võimsama seeria tootmisest toodetud 3-silindrilise, mis vaid 1,6 liitrisena arendab kuni 206 kilovatti ja 390 Newtonmeetrit. Käigukastiks saab mudel 6-käigulise manuaali või 8-käigulise automaadi, ent Eestis on mudel hetkel uuena tellitav vaid automaatkastiga. Edasi liigub jõud loomulikult nelikveoga kõikide ratasteni ning tühimassi mudelil alla 1,3 tonni. GR Yarise hinnad algavad 51 000 eurost. Salongis on samuti muutunud nii ergonoomika kui funktsionaalsus. Istmed näiteks asuvad nüüd sportautolikumalt madalamal, kuid hoiavad jätkuvalt reisijaid väga stabiilselt ja kindlalt paigal ning pakuvad väga sellist kaasahaaravat sõidukogemust. Tõsi, nagu näha, siis 2-meetriste korral võivad juba põlved rollile natuke lähedale sattuda, kuid üleüldiselt on asend väga hea. Atmosfäär on sportlikult sünge, ent mitte häirivalt rõhuv ja vaade salongist igal suunal aval. Samuti on B-piilarid ka tänu pikkadele ustele mõnusalt kaugel. Teise ritta saab GR Yaris 2 istet, mis aga täiskasvanute korral pigem lihtsalt sümboolsed kohad. Ekraanide mängust saab uuendatud mudel 12,3-tollise täisdigitaalse näidikutabloo ja 8-tollise multimeedia ekraani siia armatuurile. Mõlemad ekraanid on terava pildiga, süsteemid jooksevad kiirelt sujuvalt ning tarkvaliselt on samuti kaasaegsed ja heas mõttes lihtsad. Rooli kohale saab masin proportsionaalselt paraja läbimõõduga 3-kodorlise, mis püsib kindlalt käte vahel ning on oma füüsiliste nuppude ja plastist käigulabadega ka mugavalt multifunktsionaalne. Kõige olulisem on GR Yarise puhul aga loomulikult sõit. Jõudluse osas, nagu tehniliste numbrite põhjal arvatagi võib, liigub ta ikka sportautolikult kiirelt ning tegelikult sõites tundub neid kilovatte ja newtonmeetreid siin natuke rohkemgi. Minek on juba madalatelt pööretelt küllalt tugev ja korralikult pedaalides sportlikult jõuline. Samuti teeb see 3-silindrine tegelikult suhteliselt head häält ning emotsiooni lisab ka siis kõlaritest esitatav sünteetiline mootori heli. 8-käiguline automaatkast pole mõistagi nii kaasahaarav kui 6-käiguline manuaal, kuid vahetab käike läbivalt kiirelt ning ei vähenda kuigi palju seda sportautolikku elamust. Tavarežiimis vahetuvad käigud küllalt mahedalt, sportrežiimis märgatavalt robustsemalt. Rajal on GR Yaris kusjuures automaatkastiga kiirem ning sõidurežiimideks on mudelil normal, sport ja eco. Pidevale GR4 nelikveole on Toyota arendanud veel omakorda 3 erinevat režiimi, normal, track ja gravel vastavalt veojõu jaotustega 60-40, 30-70 ja 53-47. Oma jõu saab mudel läbivalt kenasti edasi liikumisse kantud, liikudes ka libedatel pinnastel ja kurvist välja kirjendades väga julgustandvalt ja ettearvatavalt. Vedustus on küllalt jäik ja konkreetne, mille tulemusel on sõiduki käitumisest läbivalt ülimalt hästi aru saada, ilma et tegelikult löögid ja konalused reisijaid üleliia väsitavalt põrutaks. Piiri otsides on ta samaaegselt mõnusalt kerge ja särtsakalt agiilne, kuid püsib ülimalt kindlalt ja koostööselt oma trajektooril, jättes ruumi juhipoolseks õppimiseks vigasi liiga karmilt karistamata. Seega selline ta on. Tervikuna on natukene see uus GR Yaris liikunud nagu ralliautolikult imidžilt sellise ringrajapilli iseloomu poole, kuid kahtlemata on temast GR-i DNA säilinud ning on tegelikult ülimalt lahe, et Toyota sellist kuumpära üldse toodab, mis pakub, ütleme seal, ralliauto ja igapäevaselt tarbitava kuumpära piiril üht sellist väga ainulaadset tervikut. Kui tahad aga uue GR Yarise kohta pikemalt lugeda, leiad täispika loo teksti vormis ikka autojaama kodulehelt.